Täna toon teile väga huvitava video, sest paljudel inimestel on kodus viljapuud, mis näevad küll väga rohelised ja leherohked välja, aga aastad mööduvad ja lõpuks nad ikkagi vilja ei kanna. Ja see ajab igaühe närvi, sest näed, et puu on terve, kasvab, aga ei anna saaki. Tänases videos jagan ma sulle 3 tehnikat, mille abil su viljapuu hakkab lõpuks ometi vilja kandma. Ja ütlen sulle midagi, need on tehnikad, mida sa igalt poolt ei leia. Need on võtted, mida on põlvest põlve edasi antud. Nii et pane hästi tähele, sest selleks pole sul vaja ühtegi tööriista ega midagi erilist. Lihtsalt vaata video lõpuni ja saa aru, kuidas neid õigesti rakendada. Ja nüüd hakkame neid vaatama. Esimene tehnika on tõenäoliselt kõige lihtsam, aga samas ka üks tõhusamaid. Ja me räägime koore kriipimisest. Kriipimine on väga lihtne, aga samas väga võimas tehnika. Siin ei ole eesmärk puud lõhki lõigata ega talle tõsist kahju teha. Tegemist on väikese kontrollitud stiimuliga õrna puudutusega. Aga muidugi tekib siin oluline küsimus, miks see töötab? Sest puu sees liigub pidevalt mahl. Üks mahl liigub üles, teine alla ning see kannab toitaineid, energiat ja kõike, mida puu vajab kasvamiseks. Kui sa teed väikese lõike, siis sa muudad selle voolu veidi. Sa ei blokeeri seda, sa ei tekita tõsist kahju, aga piisavalt, et puu märkaks, et midagi on muutunud. Ja puu tõlgendab seda kui häiresignaali ja mida ta siis automaatselt teed. Aktiveerid loomuliku vastuse. Ja selle vastuse sees on midagi väga olulist. Ta hakkab eelistama paljunemist. Ja mida see tähendab? Rohkem õitsemist ja rohkem vilju, sest puu eesmärk ei ole ainult kasvada, vaid ka paljuneda. Nii et kui ta tajub sellist stiimulit, muudab ta oma käitumist. Ja nüüd jõuame tärkse osa juurde, kuidas seda õigesti teha. Selleks, et seda õigesti teha, on meil vaja tööriista. See võib olla lõikur, nuga või midagi sarnast, aga kindlasti peab see olema korralikult puhas ja desinfitseeritud. Sellel juhul, et teha koore kriipimist, teeme 2 paralleelset pikusuunalist lõiget, umbes 5 cm pikkuse. Ja see on väga oluline. Lõige on mõeldud ainult koore lõikamiseks. Ei tohi minna sügavale, ei tohi jõuda puiduni, lihtsalt märkida koor. Mitte kunagi ei tohi oksa ümber lõiget teha. Selles juhus ei lõigata ümber oksa, me ei tee rõngastamist, vaid teeme kriipimist. Seda tehakse umbes 50% okstest, mida soovid stimuleerida. Näiteks, kui sul on pool kürmi oksa, võid seda teha 5 oksal, nendel, milled soovid esimesena saaki saada. Hiljem jagab puu ise energia ülejäänud okstame. Samuti sooviksin, et kui sul tekib selle meetodi kohta küsimusi, siis jätta need kommentaaridesse. Ja nüüd läheme teise tehnika juurde. Järgmisena tuleb üks neist tehnikatest, mis esmapilgul kõlab täiesti hullumeelsena, kuid tegelikult on selles rohkem mõtet kui paistab. Seda nimetatakse tüve koputamiseks või haamerdamiseks. Jah, ma tean, see kõlab veidralt, isegi natuke metsikult, aga seda meetodit on kasutatud juba väga kaua, eriti maapiirkondades selliste puude nagu oliivipuu või viigipuu, puud, mis kasvavad jõuliselt ja tugevalt, kuid mingil põhjusel ei kanna nad lõpuks vilja. Ja siin tulebki see tehnika mängu. Milles see täpselt seisneb? Väga lihtne. Tuleb anda tüve alusele õrnu ja kontrollitud väikseid lööke. Mitte mingit jõhkrat jõudu, mitte mingit kogu oma energia välja elamist puu peal. Eesmärk ei ole puud kahjustada, vaid seda stimuleerida, sest me ei otsi nähtavat kahju, vaid väikest sisemist muutust, midagi peaaegu märkamatut, kuid piisavat, et esile kutsuda reaktsioon. Kui sa teed seda õigesti, muudab see veidi puu sees voolava maha liikumist ja see väike muutus annab puule stressisignaali. Aga siin läheb asi huvitavaks. Mitte kogu stress pole halb. Tegelikult võib looduses kerge ja kontrollitud stress olla just see, mis käivitab ellujäämismehhanismid. Ja puude puhul tähendab see väga selget asja, paljunemist. See on just kui puu mõtleks, midagi on valesti, ma pean oma järglaste eest hoolt kandma. Ja just siis hakkabki ta oma käitumist muutma, lõpetab nii palju kasvamisele keskendumise ning hakkab rohkem õitsemisele ja viiade andmisele rõhku panema. Aga seda tuleb teha mõistusega, kuidas seda õigesti teha. See on väga lihtne. Nüüd anname väikseid lööke haamriga, aga ilma koort kahjustamata. Toome ainult väikese stressi puu alusele, anname mõned lõõgid ja sellest piisab. Võid seda teha mitmes kohas, aga mõõdukalt. Ole vaja seda pidevalt korrata ega muuta seda agressiooniks.
Tegelikult on olemas väga selge märk, mis ütleb sulle, kui oled liiale läinud. Kui hakkad koort lõhkuma või tekitad sügavaid haavu, siis sa enam ei stimuleeri, vaid kahjustad. Ja see on täpselt vastupidine sellele, mida me tahame. Siin pole oluline jõud, vaid täpsus. Tuleb mõista, et sa kutsud esile reaktsiooni, mitte ei sunni seda peale. Ja huvitava faktina, paljudes piirkondades ei tehtud seda isegi mitte metallist tööriistadega. Kasutati just puidust tööriistu, et vältida liigset kahjustamist, sest asi ei olnud jõus, vaid puu mõistmises ja täpselt teadvikuses, kui palju võib suruda ilma murdmata. Ja nüüd jõuame ühe kõige huvitavama tehnika juurde, mis tekitab ka kõige rohkem küsimusi, kui sellest esimest korda kuuleb. Okste vähendamine. Sest jah, see kõlab natuke jõhplalt. See, et võtad oksa ja keerad seda, kuni käib krõks, ei tundu esmapilgul just parim asi, mida puuga teha. Aga nagu teistegi tehnikate puhul, ei räägi me siin kahjustamisest, vaid reaktsiooni esile kutsumisest. Ja huvitav on see, et see pole sugugi üksik näide. Seda tehnikat on kasutatud paljudes maailma paikades. Euroopas, eriti just viljapuude kujundamisel. Aasias näiteks bonsai tehnikates. Lõuna-Ameerikas kasutatakse seda pigem praktiliselt põllul. Põhja-Ameerikas kasutatakse seda kasvujõu kontrollimiseks erinevates hooldussüsteemides ja Aafrikas traditsioonilises põllumajanduses, mis on kohandatud karmimatele tingimustele. Ehk siis see pole midagi uut, see on teadmine, mis on juba kaua aega toiminud. Aga milles see täpselt seisneb? Väga lihtne. See seisneb selles, et võtad oksa, tavaliselt noore või painduva, ja keerad seda aaglaselt, kuni tunned väikest krõpsatust, seda õrna praksu, kuid nii, et oks ise ei murduks. Just see täpne hetk ongi võtmekoht, sest siis tekib oksa sisemises struktuuris väike mikromuutus. See pole suur nähtav kahjustus, aga piisav, et puu seda märkaks. Ja mis siis juhtub? Toimub mitu asja korraga. Ühelt poolt väheneb selle oksamahla vool veidi. Teiselt poolt hakkavad selles piirkonnas kogunema toitained ja suhkrud ning lisaks aeglustub vegetatiivne kasv. Ehk siis puu ei keskendu enam nii palju lehtede kasvatamisele ja okste pikendamisele. Ja see kõik viibki täpselt selleni, mida soovime. Rohkem õisi, rohkem vilju. Lühidalt öeldes, vähem lehti ja rohkem vilju. Sest pea meeles, mugav puu kasvab, aga puu, mis tunneb survet, hakkab vilju kandma. Nii et kui sul on viljapuu, mis ei kanna vilja, ei pea see alati lisama rohkem väetist, rohkem vett ega rohkem hoolt. Mõnikord on vaja teda lihtsalt natuke provotseerida. Aga muidugi alati mõistusega, sest piir ergutamise ja kahjustamise vahel on väga õhuke. Ja kui sulle meeldivad sellised tehnikad, millest kõik ei räägi, siis sellel kanalil on neid veelgi. Ja kui otsustad mõnda neist rakendada, alusta tasapisi. Katseta ühe oksa peal, vaata, kuidas puu reageerib ja siis otsusta edasi. Ja nüüd, kui sulle see video meeldis, jaga seda sõpradega, kellele samuti taimed meeldivad. Kirjuta kommentaaridesse, kus sa meid vaatad ja millise viljapuuga sa seda katsetama hakkad. Kindlasti saavad teised sind sinu olukorras aidata. Suur tänu, et oled siin ja kui sa pole veel tellinud, siis telli kanal, pane like ja kohtume järgmises videos.